me saaks üldse maha tõmmata. Kalle, võib-olla saaksime niisi lihtsamini raha juurde tekitada ja siin peaks küll riik sekkuma. Kalle, kui sa ise oleksid ajakirjanik, sa oleks samast asjast kohe kinni võtnud, sa ütlesid, pigem isegi langeb see määr. Kas sul on midagi teada, mida siin saal ei tea veel? Ei ole, ma ütlesin, et ei ole. Aga mis see tähendab, pigem isegi langeb see määr? Ega SKP kasvab ka ju. Aga määr, protsendimäär langeb siis, kui SKP kasvab või? See on ju eriline õnnetus. Kui absoluutväärtus jääb samaks, siis... Asi selge. Ma palun korraks, aga Kalev Kotkasel ma tahaksin siiski öelda, mida tema arvab arengukavadesse kirjutatud numbritest ja žanrist, kus need kirjutatud on. Kui alustada nii-öelda žanri määratlusest, siis Eesti riigil on suurusjärgus 64 erinevat arengukava ja strateegiat, millest enamus on vastu võetud valitsuse tasandil ja vist 11 on ainult Riigikogu tasandil. Kõik nad asuvad Riigikantseleis ühes kindlas toas ja ma ei ole kindel, et eelarvet tehes kõigilt nendelt nii-öelda tolm ära puhutakse. Kui minu teha oleks, ma paneks sellele toale sildi 100 strateegia surnuaed. Kui ma ei ole, ma väga eksis, teil on ikkagi valitsuses mingisugune viiul mängida täna veel, et kui te puhuksite selle ära nüüd, kas siis võiks natukene häälekamalt selle 1% jutuga tulla kuhu vaja? Ma olen alles 4. päeva selles koosseisus tööl, aga ma võtan teie ettepaneku tõsiselt töösse. Niigi palju must kasu. Aga mis puudutab nüüd kindlate mõõdetavate eesmärkide sisse kirjutamist strateegiatesse, siis on see minu hinnangul lausa hädavajalik, sest ilma nende mõõdetavate indikaatoriteta ei ole nendel strateegiatel erilist väärtust. Tegelikult igasuguste strateegiate olulisem osa ongi see rakendusplaan, kus on kirjas eesmärk, kuupäev, tähtaeg, vastutaja. Nii et te suhtute hoopis teistmoodi nendesse arvudesse, mis sinna kirja on pandud. Te ei vaata seda niimoodi, et midagi pidi kirjutama, 1 on ilusam kui 0,89. No ilmselt see 1 on sinna tekkinud ka pikkade diskussioonide tulemusena ja... Või kerkis hoopis selleks, et rahustada seda seltskonda, et nad näeksid, et seal on just see, mida nad justkui nagu tahavad. Jään jätkuvalt selle juurde. Ikkagi 4. päev. Arusaadav. Aadu. Tahtsin öelda, et ma prooviksin tõlkida selle strateegia numbri teadlaskonnale arusaadavasse keelde ja seda, et igal aastal tuleb üle vaadata. Nimelt, kui te siin oma diskussiooni vaatate, siis te näete, et üsna tugev roll on alalhoidlikkuses. Minu instituut ja ma peaksin ikka alles jääma. Riigivalitsejatel kipub olema see sama. Ja kui võtta Riigikogu stenogrammid, siis kui oleks 101 Riigikogu liikme asemel, mõned oleks seal robotid, aga targad robotid ja ütleks duubel 86, ja duubel 92, et sellest on nii palju räägitud, no siis oleks võib-olla parem. Tulles selle arvu juurde tagasi. Selle arvu, tähendab, ei ole vaja, riik ei tohi olla nagu kell, kus riigikogulane või valitseja või minister jookseb hammasrataste vahel ja tõukab ühte tagant ja teist tagant. Vaata, kell keeratakse hommikul üles ja peab olema selline kell, mis tiksub. Mitte niimoodi, et ma täna panen 1%, aga siis vaatan, et oi, tuul oli vastu, panen natuke teistmoodi. Üldised proportsioonid normaalsetes riikides pannakse siiski pikaks ajaks paika ja hoitakse nendest kinni. Muidu on palavik ja tõmblemine. Aitäh! Nii et ei pea õigeks iga aasta uue... Muidu ongi niimoodi, et nagu nõukaajal üles küntud uudismaa ja sööti jäetud põllumaa. Kui meil on üks asi paigas, siis ei pea iga idee jaoks uut last tegema, vaid õpetame ikka selle tööle, mis olemas on. See 1% on paika pandud, selle poole tuleb minna jõuliselt. Margus, teie seisukoht? Vabaerakonnal on siin üsna ühene seisukoht. Milles seisneb ikkagi Eesti majanduse ja ühiskonna tulevik? Minu arust ta seisneb sellistes suurepärastes insenertehnilistes lahendustes, mida tehakse professor Mart Minni juures, mida tehakse akadeemik Mart Ustavi juures, mida tehakse infotehnoloogias, lahendustega näiteks personaalmeditsiinis. Need kõik Eestis tehtavad toredad asjad, nendel on üks range, et mitte öelda imperatiivne seos. Nad kõik baseeruvad väga ekselentsel teadusel. Tähendab, kui me selle seose oleme nüüd selgelt endale ära defineerinud, siis minu arust peaks tekkima ka see mõttenihe peas, et kas riigieelarvelised või üldse eraldised teadusesse, kas ta siis on kulu või ta on investeering. Juhul, kui me nüüd siiski leiame, et ta on investeering, siis minu arust peaks edasi tekkima ka mõttenihe, et leida sellele investeeringule katet. Ehk siis, kas primaarne on hoida kinni rangest finantsdistsipliinist, kus meie riigi laenukoormus on circa 10% SKP-st, või meil on tähtis kinni pidada sellest 1%-st.
et see oleks see hind, et see laenukoormus suureneks, aga selle võrra me täidame oma võetud kohustusi ja teeme investeeringuid teadusesse. Vabaerakonna seisukoht on, et seda raha lihtsalt on vaja leida, et tõsta baasfinantseerimismäära, et rakendada näiteks rakendusgrantide programm. Nii et 1% on täiesti mõistlik suurusjärk. Teie kui ilmselgelt teadusel lähedal seisev inimene leiate nii? Igal juhul. See laudkond jaguneb täpselt pooleks, Aadu Must on viimane, kes leiab, et strateegial on ka mingisugune mõte, aga Martin Helme seisukoht siiski selles küsimus jäi kõlamata, võib-olla tekib üks hammas sinna lauda. Ma tahtsin ainult seda öelda, et Eesti riigis ei ole ühtegi kulu, kõik asjad on investeering. Investeering julgeolekusse ja investeering infrastruktuuri ja investeering haridusse. Eesti riik ei tee kunagi ühtegi kulu, kuulake poliitikuid. Saate teada. Ma tahtsin põhimõtteliselt seda arengukavade teemat laiemalt kommenteerida, et tõesti neid on hakkab 100-le lähenema, oleneb kui kõrgel tasemel neid kinnitada ja nad on, mis kõige piinlikum, nad on omavahel vastuolus tihtilugu, et ühes öeldakse üks suund ja teises öeldakse teine suund ja see on, tegelikult on need arengukavad Eestis suures osas formalism. Ja nagu me ikkagi ka siin laua taga oleme aru saanud, nii neid võetaksegi, et tore paber ja miks nad on sellised toredad paberid on, et keegi kuskil ütleb, et meil on ka selles eluvaldkonnas vaja arengukava ja siis pannakse selle eluvaldkonna inimesed kirjutama oma nii-öelda kirja jõuluvanale, mis siis pärast ära vormistatakse ja kõik on õnnelikud. Mina isiklikult ei poolda, täpselt samamoodi nagu siin mitu inimest on öeldud, ei poolda selliseid fikseeritud numbreid suhtes SKP-sse. Esiteks on SKP muutuv summa tõesti, et kui meil nagu riigi jõukus või rahvamajandus kasvab ja aga selles mingis valdkonnas see summa jääb samaks, siis SKP suhtes see nii-öelda rahastus väheneb. Ja kui me kõikides asjades nüüd ära fikseerime, siis me olemegi omadega umbes. Ja teine asi, kui me räägime Eestis ju päris palju on räägitud sellest, kuidas meil on nii-öelda ühiskond või riik on jõudnud stagnatsiooni, siis see stagnatsioon on osaliselt tingitud sellest, et meil on kõik asjad nii-öelda paika loksutatud, mingisugune number on ära fikseeritud ja niimoodi tiksutakse, keegi ei vaata, kas sest päriselt mingit tulu või pikas perspektiivis, kas see on investeering või ei ole investeering, nii et mul on nagu soovitus kõikidele inimestele mitte näha vaeva arengukavadega. Nii, siis jäi see piir sinna paika, kus ta oli, aga selle 1% asemel võiksime korraks veel pühendada aega ka sellele 2%-le, mis sellesse samuti põnevasse paberisse oli sisse kirjutatud, see 2 pidi siis väljendama justkui erasektori panust sellesse, et saaks natukene ka meie teadusmaailm õnnelikumaks. Me võime siin jällegi väga laiali valguda oma jutuga, aga ma küsiksin teie käest, millise konkreetsed meetmed võiksid olla riigil selleks, et seda 2% ligi lähedalegi tuua. Kes soovib? Martin Helme tahab. Jaa. Siin on väga lihtne, kui sa tahad, et ettevõtted tuleksid ja hakkaksid rahastama teadusprojekte. Tee ennast atraktiivseks. Esiteks, ei. Neil peab olema näha, et sellest on kasu. On võimalik motiveerida maksusoodustustega erinevaid asju, mis on kõige lihtsam viis alati. Võib-olla mitte kõige lihtsam viis, aga ütleme ettevõtetele alati arusaadav viis, kui sa seda väga keeruliseks ei aja. Siit nagu tuled selleks raha taotlema, et saab natukene soodsamalt Eesti ülikoolis selle abi kätte. Kuskil midagi maksad vähem, jah. Teine võimalus on seda nii-öelda teadusrahastust jagadagi läbi erasektori, ehk siis öelda, et siin on mingi summa, kui te leiate sellele teadusrakenduse kuskil, siis teie kaudu me maksame ülikoolile. Ja siis hakkab ülikoolid otsima võimalusi tegeliku rakenduslikke asju teha. Laiendatud innovatsiooni osak tegelikult. Võtta ja pane see ise kuhu tahad, peas, et saab midagi asjaliku asemele. Maris, mis mõtted? Aitäh selle konkreetsuse eest. Üks asi, selline lihtne ja pehmem pool on see, et nii-öelda rahvavalgustuslik pool, et rääkida, tutvustada. Ja teine pool on tõesti see, mida riik saab veel teha, on teatud kohtadel anda selliseid lisagrante, lisatoetusi, mis ongi skeemid ja mis on olemas. Kas teie silmes on mõni konkreetsem EAS-i toetusviis näiteks? On olemas ju neid erinevaid skeeme ja neid on jagatud siin nende jaoks, on ka alustavatele ettevõtetele, start-up-indusele, on olemas teadusarendusele, et nii et neid programme on mitmeid. Neid tuleb võib-olla teadvustada. Võib-olla me peaksime rohkem mõtlema sellele, et toetada seda, et ettevõtted ja teadlased tegeleksid tootearendusega, mis pool on meil nõrk,
see on see koht, kus tegelikult tekiks nii-öelda praktiline kokkupuutepunkt, kus ettevõte võib-olla esimese positiivse kogemuse saades läheb järgmine kord nii-öelda ise oma rahaga ja võib-olla tuleb, kui tal endale ei jätku, siis võib-olla tuleb mingi pank või erafond appi sinna. See kõlab ju väga konkreetse meetme moodi näiteks. Et see on üks asi, et toetada sellist, võib-olla natuke projektipõhist, aga just sellist tootearenduslikku poolt, kus võib-olla on ka teadlastel huvi, et leida oma leiutistele praktiline lahendus või praktiline pool, kus nad võib-olla iseenesest kohe ei tea, aga nendel on mingi mõte, mis ei ole võib-olla väga konkreetne hetkel, aga idee, et seda niimoodi testida kuskil, et see on koht võib-olla, kus saaks riik nii-öelda alguses natuke kaasa aidata, see on teatud mõttes selline riskiinvesteering, aga ma arvan, et meil on see koht praegu natuke nõrk, et meil on IT-valdkonnas see start-up-indus läinud hästi, aga selliste toodete osas, praktiliste toodete osas, seal meil veel see asi nii hästi ja sellise asja käivitudes oleks väga selgelt ka välja arvutada, kui palju iga sisse pandud euro tegelikult lõpuks tagasi on toonud nende toodetega. Kalle, soovid sa lisada midagi? Ei soovi, ega ma ei ole ööde ja päevade kaupa selle peale mõelnud ja vaevalt, et ka ma midagi originaalset välja mõtleksin. Ma arvan, et eks need asjad saavad olla ikkagi need, mida riik üldse ettevõtluse soodustamiseks teeb. Teeme asja lihtsamaks. Ja riigil on instrumente vähe, aga kui ta neid kasutab, siis need on tõhusad maksud ja muud sellised asjad, millest siin juba juttu oli. Kalle, selle tänase vestluse taustal, kui sa oleksid rektor praegu mõnes ülikoolis, jätame siis Tartu praegu näiteks rahule, mida sa teeksid siis esimese sammuna, kui sa peaksid siin midagi ette võtma? Mulle jättis väga imposantse mulje Mart Ustavi ettekanne. Sellega on palju öeldud. Ma arvan, et ma loeksin selle teist korda läbi esimese asjana. Siis jõuab kohale. Aadu? Tähendab, selles erakapitali kaasamises ma olen Maris Lauriga ühte meelt, et see on pikk liikumine eesmärkide poole. Praegu ettevõtjal ei ole väga vaja, tal ei ole valus, ta saab ilma hakkama. Me räägime, kui raske ta on, kuidas ta meie elu edasi viib, no teeme talle paremaid makse ja niigi, hoiame ta nii, aga ei ole erilist vajadust. Muide, see on täpselt sama lugu, mis räägiti vahepeal kõrghariduses erasektori kaastamisest ja kaasati. Kogu erasektor oli mamma, papa, rahakott. Näitaja protsent tõusis, aga asja ennastel ei olnud. Aga mõtted ongi see, et ühe seaduse, ühe võlukepiga, ühe otsusega ei tee midagi, aga siin peab olema nagu see veetilga tilgutamine ja selles suunas liikumine on võimalik ja vajalik ja õnneks ka liigub. Aadu, ma vaatan ka kui teadlase otsa, siin on välja toodud korduvalt ka see, et paljud meie laborid seisavad vähemalt poolkasutusega praegu ja neil ei ole tegelikult rakendust, aga see rakendus võiks olla. Ma isiklikult olen näinud Mustamäe trolli lõpppeatuses ühte raketitehnoloogia baasi, kus lõigatakse mingeid eriti täpseid juppe näiteks. Kas see on nüüd ülikoolide vastutus selgelt, kelle need laborid alluvad, et panna need paremini tööle? Kas siin saab üldse teistsugust vastust olla? Tähendab, selles küsimuses sa puudutasid tervet rida probleeme ja ka igasuguseid varasemaid ajaloost tuntud rahastusskeeme. Tartu Ülikooli hiilgeajad olid siis, kui talle toodi raha mitte ei kilekotiga, vaid kui see läks Vene impeeriumi koloniaalpoliitika toetamiseks ja nii edasi. Ei tule. Tähendab, loomulikult tuleb vaadata, see küsimus sisaldas vastust. Sa küsid ise, kas saab teistmoodi öelda, teistmoodi ei saa öelda. Nii et asi on juhtimises, väga paljus. Jah, ja võimaluste otsimises. Mis teeb sama välja? No, mis teeb sama välja? Ma tahtsin ainult vahele hõigata, et mis sellel mamma-papa rahakotil viga on, raha on raha. Et selles mõttes, kui see aitab teha teadustööd, siis ju suurepärane. Olgu või ühest taskust teise tõstmine. Ja Kalev, mikrofon. 2% erasektori panustamise osas ma olen suhteliselt skeptiline ja kindlasti saab riik ennem oma 1%-ga hakkama kui erasektor oma 2%-ga. Kui siin ennem oli juttu, et ettevõtjate ja teadlaste suhtlemine omavahel on episoodiline sellepärast, et ei tunta teineteist, siis tegelikult on ettevõtjatega probleemiks ka rahanappus, et mitte öelda vaesus. Ja kus seda raha tekitada? Võimalik on tõesti ka maksusoodustustega, on võimalik igasugust teadusosakutega, aga kõige hullem oleks see, kui seda 2% panust hakatakse tõestama raamatupidamises igasuguste trikitamistega, sest
kõik on võimalik kanda nii-öelda teadustegevuse alla igasuguseid kulusid. No maksusoodustuste jutt Jürgen Ligile ei meeldi, see on vana hea tõde. Kas lähete võitlema või valite mõne teise meetodi? Me lepime kokku. Seda oleks tore näha, ärge siis seda ainult arengukavasse kandke, seda tulemust. Sellel puudub suurem kaal. Ja palun, Margus veel. Kui lubate, ma jällegi räägiksin natuke üldisemalt, et ma veel mäletan seda 10 aasta tagust ja enama aastate tagust debatti, kui meil üleüldse arutleti, et kas riik mingite meetmetega sellist initsiatiivi eraettevõtjatele üldse peakski toetama või mitte, või lasta siin ikkagi lootma jääda sellele, et need teadlased ja ettevõtjad teineteist siis ikkagi leiaksid ja ristuksid, siis tegelikult ikkagi on niimoodi, et kui ratsionaalselt mõtlev ettevõtja, investeerides kuhugi raha, näiteks pannes pangadeposiiti, ja tal on praktiliselt olematu risk sellest rahast ilma jääda. Ja teiselt poolt on tal seesama raha panna nüüd innovaatilisse ettevõtmisse, kus tal on 9 või 8 juhul 10 oht see raha kaotada, siis igal pool arenenud maades on siiski tavaks saanud, et osa sellest riskimarginaalist võtab ühiskond ehk avalik sektor solidaarselt ettevõtjaga kas või osaliselt enda kanda. Nii et see, et meil EAS-is on olemas teatud meetmed, on väga hea, kuid mõned proportsioonid on minus küll küsimusi tekitanud. Näiteks võtame eelmise eelarve perspektiivi raames, oli Eestis 12 teaduse tippkeskust ja 8 siis tehnoloogia arenduskeskust. Ausalt öeldes ma nüüd tean, et võib-olla mõnele inimesele see jutt siin ei meeldi, aga minus on need proportsioonid küsimusi tekitanud küll. Et võib-olla hoopis sellises riigis, nagu Eestis me oleme, peaks olema see proportsioon vastupidine. Nüüd on tehnoloogia arenduskeskuste programm läbi, 6 keskust on moodustunud, teaduse tippkeskuste konkurss minu teada käib. Et tegelikult kas me ei peaks suurendama ja suunama seda programmi selle rakendatavuse suunas hulga jõulisemalt ja rohkem, kui me seda täna teinud oleme. Siis kunagi, kui käis siin üks poolest tagasi, juhtusin kuulama ühte analüüsi EAS-i juhtide vahetuse raames, siis analüüsiti selle institutsiooni sellist üldist kvaliteeti ja arengut ja siis keegi ütles muidugi väga kategooriliselt välja, et see innovatsiooniosakute programm on ainus tõsiselt efektiivne meede, millega EAS on hakkama saanud. No see on võib-olla tõesti liialt kategooriline, aga olen nõus sellega, et see oli hea ja edukas meede ja mina laiendaksin oluliselt ja jõuliselt seda sama meedet edasi, suurendades iseenesest ka osakute summaarset väärtust. Ja kolmandalt poolt ma juba käisin ühe mõtte välja, et minu arust, Vabaerakonna arust on mõistlik laiendada, mitte et me tegeleksime ainult selle TAK-i programmi raames ettevõtetega, aga seda asja on vaja laiendada hulga nagu paindlikumaks, ehk siis teatud rakendusteaduslike grantide mehhanism oleks mõistlik välja töötada. Pole midagi öelda, Margus, edukamaid koalitsiooni läbirääkimisi teile. Aitäh. Võiks selle kohta öelda, EAS-i kodulehel on küll praegu üsna igav jutt üleval, seal kirjutatakse lihtsalt sellest, et toetuste vastuvõtmise meetmed on peatatud rohelises kirjas kõik. Aga nüüd on võimalus küsida siit saalist nendelt inimestelt, palun aitame natuke mikrofoniga ka sinna tahapoole. Tähendab, minul on väga tõsine küsimus. Kes ütles, et struktuurfondi rahade eest loodud laborid on tühjad? Kes saab sellist tõest uurimust näidata mulle ette? Mina olen igal pool päev käin tööl. Loomulikult hommikul 9 kuni... Minu labor on täis. Ja, minu labor on, mitte ainult minu labor. Siis on isegi Tartu Ülikooli rektoriga kokku rääkinud sellest, et ei, mul pole rektoriga üldse probleeme, rektor on väga tubli inimene. Ma lihtsalt ütlen seda, et see ei ole õige, sest on olemas ka töö- ja puhkeaja seadus. Kui te käite mööda laborit kell 12 öösel, siis ma arvan, et enamus laborid on tühjad. Aga mitte kõik. Nii, kas keegi tahab tark olla selles küsimuses? Kui see oli küsimus üldse, küsimuse moodi? Kuidas te väitsite, et ehitatakse struktuurfondi rahade eest laborid ja need on tühjad? Te olite bussis sel ajal, kui see jutt oli, jah? Kersti, palun. Et paraku ülikoolide ruumikasutuse audit näitab, et tihtipeale on tühjad ruumid, mida on ehitatud. Ka väljaspool tööaega? Ei, just nimelt vaadates seda 8 tunnist. Audit näitab, et on tühjad. Teine asi, mida mina väitsin, on see, et see on kindlasti avalik audit, ruumikasutuse audit
Tartus, millal meil oli see, ja ma ei tea, kas teised ülikoolid on seda teinud, ma arvan, et kui nad teeksid, saaks nad sama ausa tulemuse. Aga teine asi, mida ma ütlesin, on mitte ainult see, et nad on tühjad, vaid võivad olla ka tühja täis. Kui meil on 3 ühe teadusharuga tegelevat keskust Eesti riigis ja kõik need 3 saavad kas väga tagasihoidliku või suisa ebarahuldava rahvusvahelise peer review, siis on need ruumid tühja täis. Neid 2 asja mina ütlesin, jah, olen nõus kordama. Härra Usta, kui olete nõus, jätame selle küsimuse praegu õhku ja kohvitassi juures saate seda jätkata. Kasutame veel võimalust ja palun, mikrofon kõrval. Jah, mul on mitmeosaline. Esiteks, valime sealt ühe välja. Minu arvates kriis on ikkagi selles, et raha on tudengi kohta, teadlase kohta vähe ja Eesti teadus on kriis. Ei saa öelda, et nüüd ei ole praegu seda olemas. Seda on mitu korda öeldud ja sellele tuleb praegu vastu vaadata. Ja siis teha otsused, et kas jäädagi selle juurde, et ei ole teile rohkem vaja, õppige elama. Siis tekivad järgmised küsimused, mis on öeldud siin täna välja, et juhtimises on probleemid. Oki raport ütleb, et juhtimises on probleemid, professionaalsemat juhtimist. Kelle juhtimisotsused need on, mis on jäänud tegemata? Millise taseme juhid on need, kes peavad need otsused tegema? Kes on see riik, kes on need ülikoolis, kas tippjuhtkonnad, madalama taseme juhtkonnad, kes on juhtimisotsused tegemata jätnud? Kas soovite kellelegi adresseerida küsimuse? See on kogu paneelile. Ja jah, ma esindan IT-valdkonda, ma võin öelda, et ma võin minna tööle produktiivsesse keskkonda, me aitame ettevõtteid, kuulda kogu aeg seda juttu, et seda üldse mingit kasu ei ole võimalik arvutada, see on veidikene kummaline. Aga ma seisan siin, ma pole Mart Ustavilt seda küsimust küsinud, aga ma esitan ühe küsimuse, mis teadlastel on ja mis on teadluse lisaväärtus. Kui palju Mart Ustavi firmade toodangust on tänu sellele, et on olemas avatud andmed, avatud tarkvara, avatud teadus, teiste inimeste teadustulemused, mis on avatud tasuta kättesaadavad kõikidele firmadele kogu globaalses maailmas. Ei saa olla niimoodi, et teadlased, kui te tahate midagi teha, minge ja tehke tootvat tööd, teenige oma raha kokku, ajaloolastele anname niisama raha, aga ülejäänud minge tooge turu pealt kokku. Et selline suhtumine ei sobi ka. Olete põhimõtteliselt nõus, et ka see küsimus on vähemalt osaliselt ülikoolidele. Aga palun. Kui tohib vastata, siis kõigepealt, kui räägitakse, kas on kriis või ei ole, ei kriisi veel võib-olla mõnes mõttes ei ole sellepärast, et raha ei ole, kuid olemasolevate teadlaste entusiasm on üle ekspluateeritud. Kui see entusiastide põlvkond ära kaob, vaata siis tuleb mitte kriis, vaid katastroof. Mis puutub ajaloolastesse, siis ajaloolased saavad hakkama, panevad ka tasutama asju üles ja teevad kõva tööd, isegi granti ei saa vahel, aga see, küll on hea, kui Riigikogu inimesel on kõrge palk, sellest saab isegi oma õppesõidud kinni maksta, kui on vaja välisarhiivis käia. Nii et aitäh. Nii, aitäh. Ja ühe küsimuse saab veel esitada. Ja palun, võtame siit. Aitäh. Jaan Järvik, Tehnikaülikool. Ma küsin seda, et mis protsendi riigikassasse toob teadus, mis protsendi siis haridus. Sest praegu on mulje, nagu teadus teeks põhiliselt. Aadu võtab jälle, kogu noolte pakk enda peale. Tähendab, teema erutab kuidagi. Ja tõepoolest, teadus ja haridus on, me võime siin jagada terve rea esinejate puhul, ma võin öelda, et mida keegi räägib või mida ta ütleb või mis seisukohta kaitseb, institutsioon määrab ka mõnikord rolli. Ometi, ma usun, et valdavas osas me oleme seda meelt, et haridus ja teadus on üks ühtne protsess, kuhu võib küll jooni vedada, vahel, eriti rahastamisel võib-olla peab vedama, aga kui on haridusega asjad kehvasti ja ülikoolis tuleb sisse viia mõni tasanduskursused keskkooli tagasi tuua, siis see tähendab ülikooli keskkooliseerumist ja lööb teadusel jalad alt ära. Nii et mina teeks ettepaneku öelda, et haridus on meie rahva kõige tähtsamaid investeeringuid üldse tulevikku, aga protsendiga mina ei usu, et keegi hakkaks meil siin. No näed, Jürgen ütles ette, hariduse tähtsus on 100%, sest muidu teadust ei oleks. Üks väike koosmeel
opositsiooni ja koalitsiooni vahel, olgu niivõrd sümboolne kui tahes, sobib siia lõppu tegelikult jube hästi. Mulle tundub, et väga paljud nendest küsimustest lausa karjuvad kohvilaua seltskonna järele, seetõttu selle võimalusega anname, seda enam, et kell 2 algab istung saalis ja sinna tuleb kõigil jõuda. Aga kui olete minuga päri, siis need härrad ja daam on väärt ka aplausi. Aitäh teile! Ja Andreselt üks moment, väga palun teid. Andreselt ikka lõpusõna ka ilust. Nii, suur tänu teile tänase koosoleku eest. Need teesid, mis esitasid Kersti Kaljulaid ja Mart Ustav, vajavad ilmselt pikemat diskussiooni, kui meil täna siin oli võimalik kasutada. Aga ma tahaks erakordselt tänada Riigikogu selle eest, et ta selle meile võimaluse andis ja anda tänutäheks ka sümboolne kingitus Riigikogu kultuurikomisjonile. Ja ma loodan, et see... Ma loodan, et see traditsioon, et me kohtume vähemasti kord aastas siin, võiks saada ju heaks traditsiooniks, et see 2 korda on seda juhtunud, et võib-olla me teeme inventuuri ka järgmine aasta ja ma kuulsin rõõmustavat uudist, et Riigikogu on loonud, Laine ütle palun ise. Riigikogu on loonud teaduse innovatsiooni toetusrühma parlamendis ja see on erakondade ülene, et siin ei ole opositsioonil ja koalitsioonil mingisugust piiri, vaid pigem sillad omavahel, nii et me loodame olla selleks institutsiooniks, kellega on võimalik siis vajaduse korral pidada selliseid läbirääkimisi, mis jõuaksid paremini edasi ministeeriumisse. Aitäh! Suur tänu.